Tõenäosus on üks mõiste, mida ilma tsüklilise definitsioonita on praktiliselt võimatu defineerida. Niisugune intuitiivne asi, me kõik oleme elus kogenud, et mingid asjad on võrdselt tõenäolised, mingid asjad on tõenäolisemad kui teised, mingi asi on erakordselt ebatõenäoline ja nii edasi. No on selline definitsioon, et kui me viime mingit eksperimenti läbi n korda ja nendest m korda toimub sündmus A ja me suurendame seda eksperimentide arvu, siis me läheneme selle sündmus toimumise tõenäosusele. Kui meil on täring, siis me viskame täringut palju kordi, siis tõenäosus saada 6, kui see on normaalne täring, on 1 6-le, ehk siis 16, ja nii edasi protsenti. Teine klassikaline näide on mündi viskamine, kull ja kiri, 50% ja nii edasi. See, et toimuvad 2 sündmust, näiteks, et me viskame täringut, me viskame 2 täringut, siis kui tõenäoline on, et mõlema täringu tuleb 6. Siis selleks me korrutame ühe sündmuse toimumise tõenäosusega eeldusel, et teine on juba toimunud. Täringut eeldatavasti teenest ei mõjuta. Tähendab, et võime visata korraga või üksteise järel. Aga kui meil on näiteks selline, oletame, et meil on mingisugune kott, kus on 2 musta ja 2 valget palli. See pimesi ühe palli esimene kord tõenäosus, et me saame valge palli, on 50%. Nüüd paneme selle valge palli kõrvale. Nüüd jäi sinna kotti 1 valge ja 2 musta. Siis nüüd, et me võtame uuesti valge palli, on ainult 1 3-le. Tähendab, esimene sündmus mõjutas teie sündmuse toimumist. Mõnel juhul mõjutab, mõnel juhul ei mõjuta, praktikas. Ja vahel on niimoodi, et mõjutab küll, aga see mõju on väga väike. Oletame, et meil ei ole mitte 2 ja 2 palli, vaid on 1000 ja 1000 palli. Valget ja musta, Kui me ühe välja võtame, nüüd tehniliselt see tõenäosus muutus 1000 võrra. Aga me võime praktikas tükk aega lugeda selle 50%, kuna reaalsuses see mõju on niivõrd väike. Et see on nii ja naa, aga me räägime siis sõltuvatest sündmustest ja sõltumatutest sündmustest. See on tõenäosuse mõistmisel oluline. Nüüd meil võib olla mingi suurus, mis on pidev. Tähendab, me oletame, et me viskame noort märklaua pihta ja me mõõdame, kui kaugel keskusest ta siis nüüd maandus. See on mingi pidev suurus. Mingi mõõtmistähtsus on muidugi mingi sammul, kus me mõõdame ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on see pidev suurus. Ja iga konkreetse kauguse saamise tõenäosus tegelikult on 0. Aga me lõpeta palju võimalikke mõõtmistulemusi. Ja kasutatakse sellist asja nagu tõenäosuse tihedus. Näiteks oletame, et meil on mingi osake ja meil on ka jälle oletame, et saab ainult mingit ühte koordinaati pidi liikuda. Siis see, et tema asukoht on parasjagu väärtusega x, on tegelikult 0, sest ta juba natukene kaugemal, aga me ütleme, et x plus dx, kohe diferentsiaalarvutuse mõiste siin sisse. Selles vahemikus me siis leiame oma osakese. Meil on siin mingi x selge, see täpselt siin on, ütleme, et siin on 0. Seda tõenäoliselt me ei saa leida, aga me võtame siin mingisuguse väikse vahemiku dx. Ja me ütleme, et ta on nüüd x kuni x plus dx vahemikus. Ja nüüd me saame mingisuguse funktsiooni joonistada. Oletame, et seda osakest leida on kõige tõenäolisem just siin kusagil keskel. Siis me saame mingi kõvera joonistada või mingi matemaatilise avaldise sinna ette panna, mis sellist funktsiooni meile kujutab. Ja me nimetame seda siis tõenäosuse tiheduse funktsiooniks. See on hästi tavaline, et meil reaalselt on pidevalt muutuvad suurused ja sellest tulenevalt ka ei ole tõenäosus mitte üks konkreetne
arv, vaid on mingi funktsioon, mis näitab, kus on tõenäolisem ja kus on vähe tõenäolisem või millal, kui see muutuja on aeg. Millal on mingi sündmus tõenäolisem, millal on see sündmus vähem tõenäoline. Millal on tõenäolisem mind siit majast leida ja millal see on vähem tõenäoline. Öösel on see ilmselt vähem tõenäoline, aga mitte päris võimatu. Ja päevasel ajal on see ilmselt tõenäoline, aga võib juhtuda, et ma ei ole siin majas, see ei ole ka 100%. Nii, nüüd kvantmehaanikas me enamasti opereerime mitte selliste suurte objektidega nagu inimene või täring, vaid osakestega. Keemias enamasti on osakad teod elektroni. Kohe ette öelda, et 9 juhul 10, kui ma räägin osakest, mõtlen elektroni, aga muidugi see võib olla mingi muu osake. See võib olla proton, see võib olla terve molekul, eks ju, ja isegi natuke suurematel süsteemidel on kvantomadusi mõõdetud. Ja üks väga keskne mõiste meil kvantmehaanikas on lainefunktsioon. Seda tähistatakse siis, hiljem tuleme siin nüansside juurde, sellise kreeka tähega nagu psi, see on suur psi, see on väike psi, vahe on ainult suuruses. Selline mõiste nagu lainefunktsioon toodi sisse kvantmehaanikast umbes 100 aastat tagasi. See on ka üks niisugune põhimõiste, mida me peaaegu ette ei defineeri. Tast kogu aeg räägime, ta on meil kogu aeg kusagil olemas, aga me räägime temast kuidagi nagu ümber nurga ja kaude natukene. Ja antud juhul me paneme tähele seda, et lainefunktsiooni ruuduga proportsionaalne on osakese leidumise tõenäosus. Tegelikult lainefunktsioonil on palju muid omadusi ja me toome nad siin järk-järgult sisse. Aga esimene kasulik omadus lainefunktsioonil on siis see, et kui me tõstame ta ruutu, siis me saame teada mingitest suhtelisest ühikust proportsionaalne selles mõttes, et ta ei anna meile otseselt tõenäosust, aga ta siis annab selle tõenäosuse määra, kus on tõenäolisem osakest leida ja kus kohas mitte. Miks on öeldud veel absoluutväärtuse ruut, ruut on alati positiivne, paraku mitte. Lainefunktsioon on kompleksväärtusega funktsioon, kompleksarvude videost. Vaadake see järele, kui teil on see teema kas käsitlemata või on ununenud. Ja kompleksarvuut võib olla negatiivne. Sellega on absoluutväärtus. Nii, nüüd on meil siis seesama osakene kusagil ruumis. Võtame ühte koordinaati korraga. Ütleme siis, et ta leidub meil kusagil asukohtade A ja B vahel. Nii, me saame siit võtta oma lainefunktsiooni ruudu väärtused ja selleks, et seda osakese leidumise tõenäosust selles vahemikus arvutada, võetakse määratud integraal. Kui teil on see teema ununenud, siis otsige välja oma diferentsiaalarvutuse konspekt esimese teisest aastast ja vaadake järele, mida tähendab määratud integraali võtmine. Lainefunktsiooni absoluutväärtuse ruut siis integreeritakse selles vahemikus ja me saame teada, kui tõenäoline on leida osakest selles koordinaatide vahemikus. Me eeldame, et meie osake on olemas, et kusagil ta kindlasti leidub. Mingi asukoht tal iga ajahetkel on. Et kui me nüüd integreerime miinuslõpmatusest pluss lõpmatuseni ehk siis koordinaadi nii kaugele, kui ta ulatub meil, siis me saame selle integraali väärtuseks 1. 100%. Kus läheb osake leidus? Kus me sellele siin vastust ei otsi? Ja me saame ühe olulise lainefunktsiooni omaduse, mida nimetatakse normaliseerimiseks või normaliseeritud olemiseks. Et lainefunktsioon, nagu ma ütlen, me toome seda sisse kuidagi ümber nurga, eks. Me ütleme, et tema ruut annab tõenäosuse. Ja nüüd me ütleme, et head lainefunktsioonid on üldiselt sellised, et nad on normaliseeritud, ehk nad annavad meile tõenäoliselt osake üldse olemas on 100%. Selline integraal siis
peab võrduma 1-ga. Tihti erinevate tuletuskäikude käigus saadud laimefunktsioonid algselt ei ole normaliseeritud, ehk see integraal erineb 1-st ja sellisel juhul saab neid normaliseerida. See on jällegi eraldi tegevus ja sellest me räägime kunagi hiljem pikemalt.